hommikust, kaunist pühapäeva kõigile, sellist päikeselist ja pakaselist, et talv on täies hoos, aga kevad juba näitab märke, on ju. Me alustame Jumala teenistusega Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja meie selle kuu teemaks on viljakas elu Kristuses. Ja täna me kuuleme Jumala sõna, meile jutlustab diakon Ain Vares. Aga nüüd alguses ma palun meie pastor Vello, et ta jagab meile, loeb Jumala sõna ja teeb alguse palve. Palun, Vello. Tere hommikut ka minu poolt. Õnnistatud päeva siis. Ja üks hea võimalus olla koos Jumala rahvana, kuulda Jumala sõna ja tuua üheskoos oma tänud ja palvet Jumala trooni ette. Aga ma loen Jumala sõna alguseks Johannese esimesest kirjast, esimesest peatükist ja 5. salmist edasi. See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt, see on tähendab Jeesuselt, ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus Jumalaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse, tema poja veri, puhastab meid kõigest patust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseennast ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui ütleme, et me pole pattu teinud, siis teeme tema valelikuks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi teeb pattu, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte üksnes meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Aamen. Küll on julgustav kirja koht. Kui me oleme ausad, siis me eksime kogu aeg. Vahel need eksimused on nii harjumuspärased, et me ei saa aru, et me eksime. Kas või see, kui me mõtleme kellegi peale valesti. Me ütleme vale sõna. Tegelikult see kõik on eksimus. Aga need on võib-olla nii harjumuspärased, et me ei saa ka aru. Aga ometi on meil täna julgus, et Jeesuse Kristuse Jumala poja veri puhastab meid kõigest. Tegelikult see nõuab ka vähe alandlikku meelt, et seda tunnistada, et me ei ole iseenesest õiged, vaid ainult läbi Jeesuse Kristuse. Ja siis, kui me tunnistame, siis kui me tuleme jälle Jumala trooni ette kas palves, et siis me ei pea kartma, vaid tuleme kui tema armsad lapsed, alandades oma südamet ja tunnistades, et me vajame, mis on sind. Ja täna me oleme kokku tulnud ja kas tõuseksime nüüd üles ja oleksime Isa trooni ees palves. Isa, me oleme tulnud jälle kokku sinu rahvana, sinu välja valitud inimestena, Jumala rahvana, üheskoos. Ja ma tänan sinu armastuse eest meie iga üksiku vastu. Me täname, et sa oled hea. Ma täname selle kõige hea eest, mis sa oled teinud. Oled meid päästnud pimeduse võimusest, kus me kõik ennem olime ja oled meid asetanud oma imelisse armsasse Jumala poja riiki. Ja täna võime olla Jumala sinu riigi kodanikud siin, Jumala lapsed, keset seda pimedust, mis selles maailmas on, aga ma tänan, sa oled meid välja tõmmanud sealt. Ja me võime täna tänuliku meelega seista, et Jeesuse veri on täna eeskost Isa trooni ees, et me võime julgusega tulla
ja tänada, Isa, sind selle eesõiguse eest. Ja ma tänan, et su sõna ütleb, see on kõigi inimeste eest valatud, nende eest ka, kes täna veel ei usu, aga kes veel tulevad, Jumal, sinu juurde. Me täname ja õnnistame igat üksikut ka Aini, kui ta sõna tuleb jagama ja igat üks, kes on täna kokku tulnud, sa võiksid kõnetada meid täna. Sa tead, mida me keegi täna vajame. Ja ma tänan, sinul on vastused. Sinul on vastused meie eluküsimustele, meie vastused meie muredele, mis iiales meie südames välja tõuseb. Me täname sind ja me tahame õnnistada iga ühte praegu Jeesuse võimsal nimel. Amen. Ja nüüd on meil võimalus siis Jumalat tänada tema armu ja alastuse ja armastuse eest. Amen. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti, igavesti. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti, igavesti. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Isa, ma tänan sind, et sinu püha vaim on selles paigas ja Isa, ma palun, et kõik müürid murduksid, mis hoiavad meid kinni sellest, et me ei ülista võib-olla täielikult sind. Jeesus, me tahame täielikult sind ülistada kogu oma südamega ja kogu oma eluga, Jeesus. Jeesus, ma palun, et selles paigas ja meie eludes oleks täielik vabadus, sest Jumal, sinu pühas vaimus on vabadus. Ja Isa, ma palun, et sinu püha vaim voolaks täna selles paigas üle loomulikult ja täidaks meid ja tervendaks meie südameid ja parandaks meid
ja puudutaks kõiki neid kohti, mida me võib-olla oleme üritanud kuidagi alla suruda või varjata või ära peita. Aga Jeesus, me ei saa sinu eest enda südames erinevaid kohti peita, sest Jeesus, sina tead ja sina näed kõike, mis toimub meie eludes. Kallis Pühapäev, tule voole selles paigas ja tule vabasta. Tule murra kõik ahelad. Kallis Pühapäev, me tervitame sind.
kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled väärt, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame, oled väärt kõike seda väärt, Jeesus, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, nii väärt, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on
Amen, halleluuja. Kas tunnetate püha vaimu likiolu ja Jeesus Kristus läbi püha vaimu, ta on ülistuses, ta on valmis meid tõstma kõigist meie igapäevaprobleemidest kõrgemale. Kõigest sellest, millega me võitleme, millele me mõtleme, ta on valmis meid tõstma ülespoole, et me saaksime vaadata oma elule just ülevalt, tema positsioonilt. Ja kõik muutub, absoluutselt kõik muutub. Suur tänu ülistajatele. Ja nüüd me läheme järgmise ühise osa juurde ja ma palun Veljot, kes juhatab meid vabatahtlikus ohvriannis. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ma loen 2 kirjakohast ühe salmi, Kolossa kirjast ja Matteuse evangeeliumist. Ja kõik, mida te iial teete, sõnaga või teoga, seda tehke Issanda nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Aamen. See on huvitav, et Jumala sõna juhatab kõiki, nii mehi kui naisi, alamaid kui ka valitsusi. Ja igaühel on meil otsus ja vastutus, mida me teeme. Ühes teises loos kuningas ei saanud andeks anda sellele sulasele, kes ei mõistnud ega hoolinud tema armust. Sulane hoolis vaid käsuõpetusest ja ei kavatsenudki andeks anda oma võlglasele. See hoolimatu ja halastamatu sulane läks kuninga kojast välja vaid selleks, et oma võlglast kägistada. Nii ei saanud ka kuningas talle andestada. Me kindlasti ei taha täna lisada kellegi veel ühte rida kellegi elu kohustuste arvedele. Ammugi mitte sellepärast, et eelmine kuu oli jaanuar. Sest meie kõigi inimeste elude eest on juba makstud elu hind, see on Jeesuse elu. Ma nüüd lähen isegi oma märkmetes natukene segamini. Ja kui me oleme kellegile midagi võlgu, siis kindlasti armastust ja mitte silmakirjalikkust. Andke siis siiralt ja mitte sunniviisiliselt, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aamen. Issand, me palume ka tarkust, issand, nendel aegadel, mis võib-olla käivad üle meie mõistuse, issand. Aga me täname, et sinu õnnistus on nendega, kes küsivad sinu käest tarkust, issand. Ja hoolivad nendest prioriteetidest, issand. Seal, kus nad iganes on. Aamen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, siis ma jagan teated. Meie tavapärane nädal on kaetud erinevate palve- ja osadusgruppidega. Teisipäeva õhtul saate tulla kell 19.00 kogudusse osadusgruppi, kus arutatakse eelmise pühapäeva jutlust ja seda juhib Veljo Puujalg. Kolmapäeva hommikul on palvehommik kell 10.00. Jälle see on avatud ja kõik on oodatud ja palvehommikut juhib
diakon Maiu Medri. Neljapäeva õhtul on palveõhtu kell 19:00 ja palveõhtut juhib Tõnu siin. Reedeti on noorteõhtud, aga nüüd sel reedel mitte. Järgmine noorteõhtu on 27. veebruaril. Pühapäeva hommikul kell 10 on võimalus tulla jooma hommikukohvi kiriku kohvikusse ja on ka palvehommik kell 10, kuhu samamoodi olete kõik oodatud. Ja jumalateenistus algab järgmisel pühapäeval kell 11:00 ja meile jutlustab järgmisel pühapäeval Angela Koppel. Aga veel teateks nii palju, et 20. veebruaril kell 18:30 toimub kiriku kohvikus teemaõhtu ja see on juba jätkuv. Üks kord jaanuaris on olnud. Teemaks on 4 pühilus Eestis 20. sajandi esimesel poolel ja teemaõhtut viib läbi meie piiskop Valur Õunpuu. Üks teavitus nüüd veel, kes teevad juba omal suvel puhkuseplaane, siis EKNK suvepäevad toimuvad 16–18 juuli Lootuse külas. Et saate juba mõelda sellele. Registreerida kindlasti veel ei saa, aga kuupäevad on paigas. Nii, ja meil on veel üks hea osa. Meil on sünnipäevalapsed. 7. oli sünnipäev Sandral minu meelest ja Sandrat ei olnud siis kohal, aga täna me nägime teda laval, et me saame teda ka õnnistada. 9. veebruaril oli sünnipäev Anu Aasmal, 12. veebruar Maria Kirst ja täna on sünnipäev meie vennal Veljo Puujalal. Nii et kes on siin kohal, tulge ja me saame teid õnnistada, palun Aini ka. Ja kogudus saate ka tõsta oma käed palves. Kallis taevane Isa, me täname ülistame sinu imelise armu eest, et sa oled Veljot tundnud enne maailma rajamist, issand, sa oled kutsunud teda, sa oled valmistanud tee tema jaoks, issand. Sa oled täitnud kõige vajalikuga, issand, ja teed seda jätkuvalt. Issand, me palume sinu õnnistust ja juhtimist, ütle täiuslikku šalommi Veljo üle, kogu ta pere üle, issand, kõige üle, issand, mis sa oled andnud talle kasutada, issand. Kui iganes ta oma jalad alla astub, issand, las see maa kuulugu sulle, issand, et ta võiks olla valguseks ja soolaks jätkuvalt ja tuua au sinu nimele. Jeesuse nimel me kuulutame, issand, sinu tahet nagu taevas, nõnda ka Veljo elus. Jeesuse nimel, amen. Ja ma tahan ka Jumal sind tänada Veljo eest, kes on sinu ustav sulane ja alati valmis abistama, kui küsida, issand, ta ei ütle kunagi ära. Ja Jumal, ma palun Veljo tervisega sinu kätte Jeesuse Kristuse nimel täiuslikku tervist, ihus, hinges, vaimust täiuslikku tervist kogu järgnevaks aastaks ja veel edaspidi. Halleluuja, tänu issand, amen. Ja nüüd ma palun siia meie diakon Aini, kes jagab meile Jumala sõna. Tere. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname sinu armu eest, me täname selle aja eest, me täname selle päeva eest, me täname iga südame eest. Isand, läbi oma vaimu täida meid kõigega, mida me vajame tänasel päeval. Las meie südame kõrvad häälestuda sinule, las meie südame silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu ka sellega kaasas. Palume, et sinu tahe sünniks Jeesuse nimel. Tänu sulle, amen. Meil on see kuu teemaks viljakas elu Kristuses. Ma näen, teil näod säravad, te olete sellised tugevad viljakandjad. Just. Me oleme kuulnud mitmeid häid mõtteid juba sel teemal. Ja kui ma selle üle mõtisklesin, siis ma jõudsin selleni, et meil on, õigemini
ma jõudsin alusteni, kuidas üldse on võimalik olla viljakandev. Ja ma toon mõned mõtted, tegelikult 7 punkti, mis võiks meid kõnetada. Ei mingit uut ilmutust, vaid vanad head mõtted, mida meil on vaja pidevalt korrata endale tegelikult. Ja esimene on meelte uuendamine. See on Jumala plaan viljakaks eluks tegelikult. Me kuuleme ju koguduses fraasi tihti, et uuendage oma meeled või parandage meelt. Aga kas me mõistame tegelikult, et see on nagu praktiline kavand selle kohta, kuidas Jumal on kujundanud sinu ja minu nagu loova aju üldse toimima. Teadus on jõudnud nüüd selleni, millest Paulus rääkis ammu juba, Roomlaste 12.2. Et sa võid tegelikult füüsiliselt ümber kujundada selle, kuidas sa mõtled ja lood ja tajud maailma enda ümber. Ja see on tegelikult võti, see on tegelikult üks suuremaid võtmeid, et olla viljakas kuningriigis. Nii et tegelikult uuendama meeled ei ole lihtsalt selline vaimulik loosung, vaid see on Jumala strateegia sinu sisemise maailma ümberkujundamiseks ja Rooma 12.2 Passion tõlkes ütleb umbes niimoodi. Ärge jäljendage teid ümbritseva kultuuri ideaale ja arvamusi, vaid laske pühal vaimul teid seespoolt ümber kujundada läbi täieliku reformatsiooni selles, kuidas te mõtlete. See annab teile võime ära tunda Jumala tahe, kui te elate kaunist elu, mis on tema silmis meelepärane ja täiuslik. Paulus ei räägi siin sellest, et me peaksime lihtsalt rohkem pingutama või rohkem lootma. Ta räägib sellest, et meie sisse paigaldatakse uus operatsioonisüsteem, täiesti uus. Jumal kujundab, kuid meie osa on anda talle see võimalus, toites ennast tema sõnaga. Kui me siin kuulsime, kui Andra jutlustas, oli see 14% või, kes regulaarselt piiblit loevad kristlastest. Nad on näljas kõik. See kirjakoht ei räägi esmalt käitumise muutumisest, vaid sisemisest ümberkujundamisest, mitte surve alt kohandumises, vaid seespoolt uuendamises. Väga paljud inimesed elavad sellises kohandumise režiimis. Me kohandume ootustega, me kohandume kultuuriga, me kohandume teiste arvamusega. Ja tasapisi võib juhtuda tegelikult, et me ei tea enam tegelikult, kes me oleme. Täpselt, me nimetame küll ennast kristlasteks. Kui Jumal räägib uuendamisest, siis ta räägib sisemisest tegelikult tõe taastamisest sinu sees. Identiteet ei sünni sellest, mida ma saavutan, vaid sellest, kelleks Jumal mind nimetab, kes sa tegelikult oled. Kui see juurdub, hakkab rahu tasapisi kasvama ja sa ei pea enam kogu aeg tõestama. Sa ei pea reageerima igale hinnangule, sa ei pea kandma rolli, mis ei ole tegelikult sinu oma. Ja see on tegelikult väga võimas, sest see rõhutab tõsiasja, et see on sinu valida, kuidas sa mingile mõttele reageerid. Sõna meeleparandus tähendab piiblis lihtsalt meele muutmist, mõtteviisi muutmist ja selle joondamist siis Jumala sõnaga. Sul on võime öelda, issand, ma saan aru, et see ei ole sinust ja ma otsustan seda mitte vastu võtta. Ma ütlen lahti sellest valest. See on täiesti sinu käes. Kui mõte, võib-olla sa oled täna siin ja sinu jaoks on see uudis, et kõik, mis su peas on, ei ole sinu enda mõtted.
osa on kindlasti Jumalast, osa sinust endast ja osa on hingevaenlasest. Kui mõte, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, ilmub su mõtetesse, sel hetkel sa ei vali enese süüdistamist. Sa ei vali enese piitsutamist ega ütlemist, et sa pole väärt või midagi sellist. Sa valid asendada see vale koheselt Jumala sõnaga. Ja taas, see asendus hakkab nõrgestama vanu mõttemustreid sinu ajus ja tugevdama uusi, mida Püha Vaim aitab sul kujundada, kui sa oma meelt uuendad. Meele uuendamine ei ole lihtsalt positiivne mõtlemine. Mis vahe on positiivsel mõtlemisel ja tegelikult Jumala sõna tõe omaks võtmisel? Jumala sõna taga on Jumal ise, sellel on alus. See on sisemise just selle operatsioonisüsteemi vahetus. See puudutab, kuidas sa näed iseennast, kuidas sa näed Jumalat, kuidas sa tõlgendad vastupanu, kuidas sa reageerid ootamisele, kuidas sa kujutad ette oma tulevikku ja ka kuidas sa talud vaikust. Sinu elu kvaliteeti ei määra esmalt olukorrad, sinu elu kvaliteedi määrab sinu sisemine narratiiv. Teiseks siis minu identiteet. Ära lase valel end defineerida. Efeslaste 2:10 ütleb, see on ka Passion tõlkes, meist on saanud tema poeesia, poiema on see sõna seal ja sellest on tulnud poeem, poeesia, meistriteos. Taas loodud rahvas, kes täidab saatust, mille ta on andnud igaühele meist, sest me oleme ühendatud Jeesusega, võituga. Juba enne meie sündi kavandas Jumal ette meie saatuse ja need head teod, mida me teeme selle täitmiseks. Nii et sina ja mina oleme armastuses loodud poeem. Tema poeesia, tema meistriteos. Kui see on tõsi, miks elavad nii paljud kristlased sellises ebapiisavuse tundes? Sest kuigi pääste on vastu võetud, ei ole mõtteviis veel uuenenud. Meele uuenemine algab äratundmisest. Kui sinu sees kõlab see hääl, et sa ei ole piisav, sa ei saa hakkama, teised on paremad, sa ei sobi, siis esimene samm ei ole rohkem pingutamine, esimene samm on peatuda ja panna tähele. 2. Korintuse 10:5. Me võime lammutada iga petliku kujutluse, mis tõuseb Jumala vastu ja murda läbi iga ülbe hoiaku, mis tõstab end tõelise Jumala tundmise vastu. Me võtame nagu sõjavangi kinni iga mõtte ja nõuame, et see kummarduks kuulekuses võitule. Mõte sinu peas ei ole tõde lihtsalt sellepärast, et see ilmub sinna. Tunne ära ja küsi endalt, kas see kõlab nagu Jumala sõnast, kas see kõlab nagu Jeesus. Kui ei, siis ei ole see tõde. Et meeleparandus tähendab lihtsalt selle mõtteviisi muutmist. Sa ütled, issand, ma ei nõustu selle valega, ja sa asendad selle tõega. Ja siis hakkad sa tegelikult paigaldama seda operatsioonisüsteemi endasse, asendades vale Jumala sõnatõega. Teisisõnu, see negatiivne mõte, millest sa hetk tagasi mõtlesid, asenda kirjakohaga, mis on selle vastand. Näiteks, kui su peas on mõte, sa ei ole piisav, siis tõde on, tema arm on sulle küllaldane. Sa oled pettumus, sest tõde on, sa oled Jumala kätetöö, mitte tema eksitus. Sul ei ole tähtsust,
tõde on, sa oled tema silmis kallis ja austatud. sa ei saa kunagi hakkama, siis tõde on, Jumalaga on kõik võimalik. sa oled teistest maha jäänud, tõde on, Jumala ajastus on täiuslik. mitte miski ei muutu kunagi, tuleb selline mõte, kuid tõde on, Jumal tegutseb alati, isegi siis, kui sa seda ei näe. sa oled üksi, tõde on, tema ei jäta sind ega hülga sind kunagi. Jumal on sinust kaugel, kuid tõde on, tema on ligi murtud südametega inimestele. sinu minevik määrab sind. ei, tõde on, sa oled uus loodu. ja nii edasi ja nii edasi. ja nüüd sa kinnitad seda igapäevaselt uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. siis toob see usus rõõmu sellest, kes sa oled Kristuses. ja rõõm, mis lähtub usust, pitseerib sinu identiteedi ehk tõe sinu sees. Identiteet ei ole see, mida sa saavutad, see on see, kes sa oled. nii et kõigepealt tuvastad sa enda mõtetes vale, siis parandad meelt sellest ja asendad selle uue mõttega, mis lähtub Jumala sõnast ja mis on tegelikult tõde. tõde on see isegi siis, kui sa seda ei tunne ega näe veel. kuid külvates neid tõe seemneid, sa hakkad seda kogema, sa hakkad seda nägema oma elus. nii et kordus ja järjepidevus on võti. kolmandaks, kujutlusvõime, hirm või usk, kumb juhib sinu sisemist pilti. õpetussõnad 29:18, kui puudub prohvetlik nägemine, kaotab rahvas suuna, aga õnnistatud on see, kes hoiab kinni Jumala ilmutusest. nägemine ei tähenda siis ainult visuaalset pilti, see tähendab sisemist arusaamist ja vaimset perspektiivi. kujutlusvõime ei ole ainult kunstiline võime, see on võime näha rohkemat kui praegune olukord. see on võime uskuda, et Jumala headus ja arm ei ole ammendunud isegi siis, kui meie kogemus on piiratud. ilma nägemiseta muutub elu reaktsiooniliseks, me reageerime probleemidele, me reageerime hirmudele, me reageerime survele, aga nägemine annab suuna ja rahu. kui inimene kaotab nägemise, hakkab ta elama ainult ellujäämise režiimis. Jumala ligiolus taastub sageli kõigepealt nägemine, mitte vastused muidugi kõigile küsimustele, vaid perspektiiv. me hakkame nägema, et meie elu ei ole juhuslik, et meie lugu ei ole mõttetu, et isegi pimedad ajad võivad olla osa suuremast mustrist. kujutlusvõime ei ole põgenemine reaalsusest, see on reaalsuse sügavam nägemine Jumala vaatenurgast. on ju reegel, millele keskendud, sellele annad väe. kui sa kujutad ette, kui halvasti kõik läheb, siis nõustud tegelikult vaenlasega ja selle nõustumise läbi annad talle legaalse õiguse sinu elus tegutseda. kui sinu sisemine hääl ütleb, sa kukud läbi, sa ei saa hakkama, mis siis, kui see ebaõnnestub, siis tegelikult aju reageerib sellele kui reaalsele ohule. kui hirm tõuseb, siis sinu jõud, tahe ja loovus langevad. Seepärast on meele uuendamine nii oluline kogu meie elule. Hebra 11:1 on kirjas, usk toob meie lootused reaalsusesse ja saab aluseks, mis on vajalik selleks, et omandada see, mida me igatseme. see on kogu tõde, mida vajame, et kinnitada seda, mis on veel nähtamatu.
Usk loob sisemise pildi, enne kui sa näed välist tulemust. Kui sa tunned ära hirmust sündinud stsenaariumi, siis sa ei jää sellesse, sa peatud, parandad meelt, et oled seda uskunud ja asendad selle tõega. Kolossa 3.2 on kirjas: jah, toitke end taevariigi aaretest ja täitke oma mõtted taevaste reaalsustega, mitte selle loomuliku maailma tähelepanu hajutavate segajatega. Kui sa seda järjekindlalt kinnitad endale, siis su aju õpib turvalisust. Kui turvalisus kasvab, siis uudishimu kasvab ja kujutlusvõime kasvab. Kui enesekaitse langeb, siis jõud ja tahe ja loovus tõuseb. Ja kui sa rõõmustad isegi enne, kui sa näed tulemust, siis rõõm annab sinu närvisüsteemile signaali: ma olen turvatud, ma olen kaitstud ja hoitud. Siis saab tegelikult, sa saad vilja kanda igas eluolukorras edukalt. 4. pärand. Pärand kui sisemine kindlus. Rooma 8.15 ja 16 on kirjas: te ei ole saanud religioosse kohusetunde vaimu, mis viiks teid tagasi hirmu alla, nagu poleks te kunagi piisavalt head, vaid te olete saanud täieliku omaksvõtmise vaimu, kes haarab teid enda embusse ja toob teid Jumala perekonda. Te ei pea enam kunagi tundma end orvuna, sest kui tema tõuseb esile teie sees, ühineb meie vaim temaga ja hüüab lapse usaldava kiindumusega: armas isa. Sest püha vaim teeb Jumala isaduse meile reaalseks, kui ta sosistab meie kõige sügavamasse olemusse: sa oled Jumala armastatud laps. Paljud inimesed, ka usklikud, elavad siiski sisemises ebakindluses. Nad kardavad eksida, kardavad mitte olla piisavad, kardavad, et neid nähakse kui mitte piisavalt head. Aga kui püha vaim kinnitab meile, et me oleme lapsed, siis see muudab midagi sügavat. Pärija ei teeni selleks, et olla vastu võetud, ta elab vastu võetuna. Kui sa tead, et sa kuulud perekonda, siis sa ei pea iga olukorda käsitlema kui eksamit. Sa võid õppida, kasvada ja isegi eksida ilma identiteeti kaotamata. Pärand tähendab, et sinu elu ei alga nullist, see algab armastusest. Orvu mõtteviis ütleb: ma pean rohkem tõestama, ma pean rohkem teenima, ma pean rohkem väärt olema, ma pean rohkem pingutama. Kui selline mõte ilmub, siis sa tunned ära, parandad meelt ja asendad tõega. Tõega, et ma olen Jumala poeg ja tütar. Mul on isa, kes hoolib minust, kes armastab mind ja varustab mind kõigiga, mida vajan. Sinu elu ei ole enam hirmu juhitud siis. Ja kui sa seda kinnitad endale igapäevaselt, siis see vana muster nõrgeneb ja lõpuks kaob. Ja kui sa rõõmustad selle üle, et sa oled pärija, mitte teenija, siis tegelikult pärand kinnistub sinus. See tähendab, kui mõistad, kes sa oled Jumala silmis, siis alles mõistad, mis sulle kuulub. Ja kui sa mõistad, mis sulle kuulub, alles siis sa saad seda kasutada. Sest tegelikult, mida sa ei näe, selle poole sa ei sirutu. Sul ei ole vaja töötada selle nimel, mis juba kuulub sulle. Sa tegelikult elad sellest lähtuvalt ja tegutsed. 5. meie mõju. Mõju ilma sisemise surveta. Kui meie identiteet on terve, kui kujutlusvõime on puhastatud, kui pärand on omaks võetud, siis mõju voolab loomulikult. Galaatia 9.6 on kirjas: ärge väsige heade seemnete külvamisest, sest tulemas on aeg,
mil te lõikate selle imelise saagi, mille olete külvanud. Kasutage iga võimalust olla õnnistuseks teistele, eriti oma vendadele, õdedele, usklike peres. See kirjakoht ei räägi suurest nähtavusest, see räägib püsivusest. Maailm õpetab meile hindama mõju selle järgi, kui palju see välja paistab, aga Jumal vaatab sageli hoopis järjepidevust. Mõju ei sünni alati hetkega, sageli sünnib see tasapisi, korduvate ustavate sammude kaudu. On inimesi, kelle mõju ei ole kunagi lai, aga see on sügav. On otsuseid, mida keegi ei näe, aga millel on igavikuline kaal. Kui me mõtleme mõjust ainult suures kategoorias, võime muutuda rahutuks, aga kui me mõtleme mõjust ustavuse kategoorias, siis toob see esile kannatlikkuse. Ustavus ei ole dramaatiline, see on vaikne, aga see on suure mõjuga, kandes jäädavat vilja. Ja 6. ma panin terviklikkusega, see võtab ka kokku paljus selle, et muster, mis teeb tegelikult elu viljakaks. Kolossa 2:6-7. Nii nagu te võtsite usu kaudu vastu Jeesuse, meie issanda ja messia, jätkake oma usuteekonda, liikudes üha sügavamale oma ühendusse temaga. Teie vaimulikud juured ulatuvad sügavale tema ellu, kui teid pidevalt täidetakse väega ja julgustatakse igal viisil, sest te olete kinnitatud usus, mille olete omaks võtnud ja rikastatud oma pühendumise kaudu temale. Eestikeelne piibel ütleb, et olles juurdunud ja üles ehitatud temas ning kinnitatud usus. See kirjakoht räägib juurdumisest ja ülesehitamisest samaaegselt. Sügavus ja kasv käivadki käsikäes. Identiteet annab juured. Nägemine annab suuna. Pärand annab kindluse. Ustavus loob mõju. Terviklikkus tähendab, et need ei ole eraldi teemad, vaid üks tervik. Sa elad juurdunult. See on sinu identiteet. Sa näed sügavamalt. See on kujutlusvõime. Sa püsid kindlalt. See on sinu pärand. Ja sa liigud edasi. See on sinu mõju. Ja see kõik toimub rütmis. Jumal ei ehita meie elu plahvatusliku hetkede kaudu, vaid järjepideva samm-sammulise kujundamise kaudu. Meele uuendamine, nägemise taastamine, lapse seisuse kinnitamine, ustavuse harjutamine, see on tee, mida mööda käia ja mis toob jäädava vilja. Ja lõpuks selle kinnitamine ja rõõmustamine. Me teame, et kordamine on see, mis loob vabaduse. Vale äratundmine ja tõega asendamine ei juhtu üks kord. Küll oleks hea, kui see juhtuks üks kord. Oleks asi korras. Aga see peab saama igapäevaseks elu osaks. Sa tuled selle juurde tagasi, täna, homme, ülehomme. Sa räägid seda siis, kui vastupanu tõuseb, sa mõtiskled pidevalt selle üle oma südames. Nii muutuvad tegelikult uued rajad sinu sees teeks. Nii kaotavad vanad reaktsioonid oma haarde ja uued Jumala sõna põhised vastused hakkavad tunduma loomulikumad kui vanad harjumuspärased mõtted. Ja viimaks, rõõmustamine ja tänu, sest rõõm on see, mis pitseerib muutuse sinu südames. Iga päev oma tavapärase issandaga veedetud aja osana. Täna Jumalat nende asjade eest, mis on kooskõlas sinu uue normaalsusega temas. Varustuse, tervise, võimaluste, ressursside, suhete, ideede eest, mis kuuluvad sulle kui pojale või tütrele kuningriigis. Usus käimine ja igapäevane rõõmustamine ei tähenda, et kõik tundub kohe lihtne, aga see tähendab, et sa valid oma meele kohandada Jumala sõnaga, tema tõega. Nagu piibel ütleb, mõelge asjadele, mis on ülal.
sa valid luua sisemise pildi sellest, mida Jumal ütleb olevat tõde, mitte sellest, mida ütlevad sinu varasemad kogemused või ebapiisavuse tunded sinu sees. See ei muuda ainult sinu vaatenurga, see muudab kogu sinu elu. Ja see teebki sind viljakaks. Nii et väikese praktilise harjutusena tänaseks püüa täna kinni üks mõte enda kohta ja peatu ning küsi, kas see on kooskõlas Jumala sõnaga, kas see on nagu Jeesus. Kui ei ole, siis paranda meelt. Paranda meelt, kui oled varem ka sellega nõustunud ja vali üks piiblisalm, millega hakata seda valet asendama. Ja tegelikult just selles hetkes, nii lihtne kui see ka ei tundu, algab sinu poja või tütre ümberprogrammeerimine väikeste sammude haaval. Ja nagu iga protsessiga nõuab see harjutamist ja püsivust, Jumala tahe on, et sa hakkaksid paigaldama seda uut operatsioonisüsteemi, mis on tema sõna, mille ta on tegelikult sinu südame jaoks kavandanud, valmis pannud kõik. Et sa võiksid olla tegelikult kõik see, milleks Jumal on sind loonud oma kuningriigis. Amen. Tõuseme ja palvetame ja siis palume ülistajad üles. Kallis taevan Isa, me tuleme su ette ja me täname sind, et sa ei jäta meid selliseks, nagu me oleme, vaid aitad meil kujuneda sinu tahte kohaselt seestpoolt väljapoole, et võiksime elada, issand, viljakat elu sinus. Valgusta meie mõtteid, näita meile need kohad, kus oleme nõustunud valega, anna meile julgus need ära tunda ja armu meelt parandada. Aita meil asendada hirm tõega, asendada ebapiisavus sinu piisavusega, asendada orvu mõtteviis poja ja tütre identiteediga. Aita uuendada meie sisemine maailm, nii et meie elu voolaks rahust, mitte survest, rõõmust, mitte hirmust, usust, mitte kahtlusest. Lase meie mõtetel joonduda taevase reaalsusega ja meie elu kanda vilja, mis jääb kestma, millel on igavikuline väärtus ja mis austab issand sind. Jeesuse Kristuse nimel me palame. Amen. Amen. mu Jeesus,
armastust. Mu kalju, mu kindlus, varjupaik tormide ajal, kiidab mu hing ja kõik, mis mu sees, sind mu Jumal lõpuni. Heisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuningas, auline sa. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulan ma rõõmust su käte tööst, sest iial ei iial mind jätta saa. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni heisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuningas, auline sa. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulan ma rõõmust su käte tööst, sest iial ei iial mind jätta saa. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni. nii, ja nüüd tuleb viimane laul, mis on natuke tempokam ja ma julgustan, te võite plaksutada ka. Usu läbi võitjaks ma jään, usu läbi ei kaotust ma näen, usu läbi ei alla anna ma. Usu läbi mind tõotused ma, usu läbi olen päästetud ma, usu läbi kindlalt seisan ma, usu läbi võitjaks ma jään, usu läbi ei kaotust ma näen, usu läbi ei alla anna ma. Usu läbi pärin tõotused ma, usu läbi olen päästetud ma, usu läbi kindlalt seisan ma. Usk mind läbi tormidel viib, tean kindlalt Jeesus ütles, see on nii. Pole võimatut me Jumala jaoks, ainult usu ja sünnibki see. Usu läbi võitjaks ma jään, usu läbi ei kaotust ma näen, usu läbi kindlalt
usu läbi, pärin tõotused ma usu läbi, olen päästetud ma usu läbi, kindlalt seisan ma. Usk mind läbi, tormi läbi, tean kindlalt Jeesus ütles, see on nii. Pole võimatut me Jumala jaoks, ainult usu ja sünnibki see. Usu läbi, võitjaks ma jään, usu läbi, ei kaotust ma näe, usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotused ma usu läbi, olen päästetud ma usu läbi, kindlalt seisan ma usu läbi, võitjaks ma jään usu läbi, ei kaotust ma näe, usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotused ma usu läbi, olen päästetud ma usu läbi, kindlalt seisan ma. Amen. Meie jumalateenistus on lõppemas ja me saame minna täidetuna ja rõõmuga uude nädalasse. Aga me ei pea veel kõik ära ruttama, kellel on aega, saame olla kohviku osaduses koos. Ja ma palun pastor Vello, et ta meile annab kaasa õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paistuse peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku.